Järgneva uskumatu loo tõelise peategelasega Andreiga ma ei kohtu, sest tegu on eluaegse vangiga, kes istub kinni juba sajandi vahetusest. Ometi pole vanglatrellid teda takistanud äri ajamast ja abiellumast paljude naistega, kes nüüd tema terrori all kannatavad ja abi otsivad. Alguses ikkagi mõtlesin, et see ei saagi tõsi olla. Minu kõrval on Victoria ja sind on siis põhimõtteliselt petnud üks inimene, kellega sa oled olnud 2 korda abielus, saan ma õigesti aru? Jaa, täpselt. Hakkame sellest loost siis alguses pihta. Kuidas sa selle mehega kokku said? Tähendab, tuttavaks ma sain temaga sellisel kombel, et ma läksin ühe sõbrale Kristasele külla vanglasse lühi kokkusaamisele. Ja tema nagu nägi mind sekund vist ja siis otsis mu telefoninumbri üles ja nii me hakkasimegi suhtlema. Algusest ma tegelesin tortidega, kondiitrid, tegevus oli mul ja siis ta palus nagu oma tütardele torti teha sünnipäevaks ja nii me hakkasimegi suhtlema temaga. Mis need kuriteod siis on, mille eest ta nii range karistuse sai? Ta 2 tapmise eest ja 1 inimese sandistas ära ja vanglas võttis ka mingi tapmise enda peale. Millal te abiellusite, kui palju pärast seda, kui te tuttusite? No 6 aega vist läks, 6 aja pärast abiellusite. 6 aega pärast seda, kui te tuttusite, te juba abiellusite? Mis et neiu ikka tahab see pere on ju, et mõtlesin, et kõik saab korda ja abiellusimegi ja alguses oligi kõik korras. Tema leidis korteri mulle ja siis mina kolisin 2 lapsega sinna sisse. Mul oli nagu sündis just laps väiksem nagu poeg, aga see nagu ei ole tema laps. Ta ütles, et ta lapsendab ilusti selle lapse ära on ja kolisime sinna Kuldse kodusse siis sisse ja nii ta läks. Kahjuks nagu ma olen nii nagu, kuidas ma ütlesin, nii kuidas sinisilmne, et ta suutis mind 2 nädalaga ära rääkida ja ma võtsin nagu suured krediidid. Ja. Mis ta siis rääkis, miks sa pead laenu võtma? No ta ütleski, et tal on üks äriidee, et teeme nagu hosteli, tal on need ruumid olemas nagu, tema hakkab telefonitööd kõik asju ajama, et mina olen nagu käed, kes teevad siis juhivad seda hostelit, seal koristab ja võtab kliente sisse. Tema korraldab kõik, et mulle pankadest andakse krediiti ja nii mulle anti, kuigi ma ei töötanud, olin töötu, anti mulle väga, ma ei mäleta palju see siis täpselt oli, aga anti väga suured summad, mingi 13 000 vist anti kokku krediite ja siis pärast tahtis veel ka auto rendi teha ja võtsin 2 autot liisingusse. Kui te kuulsite, et Victoria abiellub inimesega, kes on vangis tapmise pärast, mis te ütlesite talle? Ma ütlesin, ära mine. Teie saite aru, et see inimene on paha inimene? Jah. Ma kohe aru saan. Aga Victoria ei kuulanud teid? Ta on niisugune omamoodi inimene ja ta ei kuule mind. Ei läinud aastatki, kui hosteli äri kiskus kraavi. Victoria korteri eest jäi üür tasumata, samuti jäid kõik laenud Victoria kanda, kes neid maksta ei suutnud. Karile jooksis ka nii nimetatud abielu, kuid sellega ei olnud kõik veel kaugeltki lõppenud. Tahtis mul lapsed ära röövida, ähvardas mind HIV nakatada ja ära tappa ja saatis laste kaitset kallale, üritas teha niimoodi, et ma olen halb ema, et ma olen lapstele ohtlik, mul on käed kõik lõigatud ka, veresal on olnud, et ma lõikan lapsed kõik surnuks ja mida ta kokku ei valetanud. Ta ei jätnud mind rahule. Ta viis mind niimoodi psüühiliselt siuksele tasandile, et ma pidin põgenema varjupaiku, naiste varjupaiku. Ta juhtis seda terrorit samal ajal olles kinni? Vanglas, jah, täpselt. Aga läks mingi 5 aastat läks mööda vist ja siis mul juhtus niuke periood kurb nagu ja väga raske oli, et ja siis tema tol hetkel just helistas, aga ma ei pea üldse pikka viha nagu, et ma olen niuke helge hingega, et ja hakkasime jälle suhtlema ja jälle ma abiellusin 2 korda temaga. Ja see foto on siis tehtud millal? Siis, kui ma abiellusime. See on nüüd 2 korda, jah? Jah, 2 korda, kui ma abiellusin. Selline ära siis, jah? Jah.
Kas ta siis rääkis nii ilusasti, et sa kohe armusid ära temasse mitu korda või mis su peas nagu toimus? Ma ei kujuta ette, ta räägib ilusti, ta on niisuguse psühholoog, ta just nägi, et ma olen murtud see hetk, et mul on raske, on ju, tööd mul ei olnud, on ju, ja nii raske oli ja no mis, et ma rääkisin, nii tahaks pere ja niisugused, no mis, ja tahaks eraldi minna elama ja kõik ta nagu võttis kohe kõrva taha ja suutis nii ilusti ära rääkida. Ja siis ta leidis jälle korteri, jälle kolisin Vanamäelust ära ja esimesel kuul hakkas juba mingi jama pihta. Küll raha ei tulnud õigel ajal, et korterit maksta pidin mina maksma. Ja siis ma hakkasin aru saama, et see mees ei ole muutunud. Siis meid visati korterist välja. Tahtis mingit businessit jälle minuga teha, kui ma küsisin, et näita mulle raha, et on businessi jaoks raha olemas, et siis ma nagu hakkan otsima neid juuksurisalongi tahtist ja neid toole, kääre, aga siis ta ütles mulle niimoodi, et mis see sinu asi on, et kus mu raha on ja siis ma sain aru, et ei, kõik aitab. Ma andsin kohe lahutuse sisse ja lahutasin kohe ära nagu. Ja nüüd see terror siis jälle kestab. Ja siin on kõnelogis selgelt näha, et järjest on helistatud 8400 5500 ehk siis nagu mingi vangla numbri pealt. Hakkab pihta juba eile jälle helistas. 32 korda? Jah, nüüd on neil on tahvelarvutid ka veel seal vanglas ja nüüd ta siis tahvelarvutiga kirjutab mulle maile. Sedapuhku on terror rafineeritum. Nimelt pommitab Andrei Viktoriat erinevate hagide ja kaebustega, kohtukutsete, ähvarduste ja süüdistustega. Vanglas on ta siis teine kuldpliiats, kes kogu aeg, seal on need kuldpliiatsid, kes paneb kogu aeg agisa sinna kohtusse. Siin ta süüdistab, et miks ma temast räägin igasuguseid asju halbu ja et aastaga ta on raiskanud minu peale 36 000 eurot. Ma ei tea, kus ta selle raha võttis siis. Ja 2023 aastal 7 kuuga ta siis 7000 minu peale raiskas jälle, ma ei tea, kust ta selle raha võttis, kui tal ei olnud isegi raha maksta korteri eest, et väga huvitav. Praeguseks on Andreil käima läinud juba uued ärid. Ta pakub ehitus- ja remonditeenuseid ning ka õigusalaseid konsultatsioone. Kohe vaatame, näete, Andrei Moon. Ja siin kontos näete on kirjutatud, kus ta nüüd osutab inimestele juriidilist abi. Näete? Juriidilised õigusabiteenused eraisikutele. Ja siin on täitsa hinnakiri olemas. Kohtueelsete nõuete avalduste koostamine 60 eurot pluss käibemaks. Lapsega suhtlemise korra määramise avalduse koostamine ja kohtule esitamine 70 eurot pluss käibemaks. Ja sellist teenust pakub inimene, kes on tapmise eest kinni olnud 25 aastat. Ja vangla müüride vahelt on võimalik siis hakata sellist teenust pakkuma. Kuid jätkuvalt tiksub ka sissetulek läbi naiste võrgutamise. Polnud ju Viktoria kaugelt ka ainus, kes Andrei mesijutu ohvriks langes. Mitu naist siis kokku tal on olnud? Tähendab, kui ma vaatan 5 või 6 ikka, 6 naist. Mina olen nagu 7. naine. 7. naine? Jaa, 7. naine ja nüüd need naised kõik kogusid kokku avaldused ja kirjutasid Viru vanglasse kohtusse, et kõik naised on ka samamoodi võlgades, krediitides. Iga sõna eest annab kohe nad kohtusse, nõuab kohe raha, et see on tema teenimisviis lihtsalt. Oля, привет, это Вика. Слушай, у меня тут пришли телевидение в гости, я по поводу Андрея в эфир, и они хотели бы с собой чуть-чуть поговорить. Прямо сейчас, в данный момент? Ну да, они тут сидят, да, рядом со мной. Kuidas siis teil see suhtlus Andreiga oli? Kas te olite ka abielus ja kuidas ta teid pettis? Познакомились мы до замужества. Я его знала, мы знакомы были 12 лет. Обманул, да, он повесил на меня долги, те, которые я делала перевод по его просьбе. Он просил меня снимать деньги с его счета, так как у него были проблемы с налоговой. И он просил перевести, снять деньги с его счета, положить на свой и делать переводы. И вот эти деньги, да, он на меня повесил, что я их якобы украла, хотя это было,
Это было, да, все по его указке, заплатить туда, И я проиграла один суд. Спасибо. Все, спасибо, давай. Selleks, et abielluda, selleks peab saama vanglaloa ju. Ja. See toimub vangla territooriumil. Ja, täpselt. Kas vanglateenistus, vanglaametnikud kuidagi ei ole küsinud siis sinu või kellegi teise käest, et see on natuke kahtlane, et meil on siin üks eluaegne vang, kes kogu aeg abiellub järjest uute naistega ja samade naistega, et äkki sa mõtled ümber. Kas ei olnud sellist asja? Tähendab, tema kontaktisik ütles küll, et kas oled Viktoria ikka kindel, sellepärast et ta teab, et ta on agressiivne, on väga inimene ja et kas oled ikka kindel, et see on õige otsus. Tol hetkel ma mõtlesin, et see on nagu õige. Ma ei tea, miks me abiellume mu eluaegsetega, aga paraku see nii on, jah. Rullin lahti täiesti pöörast lugu, kus eluaegne vang Andrei meelitab naisi endaga abielluma ja kasutab neid siis ära laenuvõtjatena, abilistena, kelle kaudu vabaduses äri ajada ja hiljem juriidiliselt nurka ajades pressib neilt ka raha välja. Viktoria oli Andreiga abielus lausa 2 korda. Mehe mahinatsioonide küüsi langes ka Viktoria sõbranna Olesja, kes töötas Andrei hostelis. Aga mis hetkel te siis aru saite, et Andrei ei ole päris puhas poiss ja milline siis täpselt tema selline petmine välja nägi? Maksuamet võttis minuga ühendust, sellepärast minul on juba juhatuse liigis ja esindas mulle küsimused, et need andmed, need maksuandmed või kuidas see nimetakse, ei ole nagu esitanud viimased 2 aasta. Mina tema selja taga kirjutasin Tartusse maakohtusse avaldus. Tartu maakohus võttis mind juhatuse liigist maha, aga läks 4 aasta mööda ja mis ma praegu näen, ta tahab minust 400 000 millega raha. 400 000 eurot tahad teie käest? Teil oli puhtalt nagu selline tööalane suhe, teil siis romantilist suhet ei olnud või? Ei olnud, naljad teete ju. Ta tahtis muidugi abielluda. Et Andrei tegi teile ettepaneku, et te võiksite abielluda? Muidugi ju tegi ju. Aga mille põhjal ta selle ettepaneku tegi, et siis kuidagi, ma ei tea, lihtsamalt äri teha või siis ta rääkis teile, et ta armastab teid või mis see point oli siis? Muidugi armastust ta rääkis ju. Ta kõiki ju armastab ju. See on nagu skeem ju. No see on siis põrguvärk, ühesõnaga, tema oli nagu sinu sõbranna, Alesja, ja põhimõtteliselt siis Andrei hakkas talle ka rääkima, et armastab teda ja tahab abielluda teda. Ja, täpselt see aeg, kui ta nagu minuga suhtes, siis ta selja taga suhtes ka, et ta armastusjuttu rääkis Alesjale. Robustselt öeldes on mul karp sellest jutust täiesti lahti, sest kuulda võiks olla meelelahutuslik seriaal, kui ei kannataks päris inimesed. Kuidas selle asjaga on, et see on nagu natukene moraali küsimus ju ka, et kui inimene on ikkagi retsidiivsete kalduvustega ja võib-olla ka oma kinnipidamisaja jooksul ei ole kõige korralikumalt käitunud ja siis tuleb üks neiu, kes temaga kuidagi on tutvunud ja tahab abielluda. Kas vanglatöötajad annavad talle mingi soovitus, et kuule, mõtle ikka hoolsalt järele? Eks meie töö on ikka inimesi suunata õiguskuulekale teele ja meie huvi on ikkagi see, et inimesed ei saaks kuidagi kannatada. Kui me näeme midagi sellist ebatavalist, siis me ikka proovime sellele tähelepanu juhtida, aga üldjuhul on see ikkagi nende inimeste oma otsus, et meie ei saa nende hästi saa otsust ära teha. Kuidas on selle asjaga, et kui inimene on juba kinni peetud, on vangis? Kas tal on võimalik luua mingisugust äriühingut või olla ametlikult selle äriühingu üks partner? Meie eesmärk on vangistuse täideviimine ja inimese õiguskuulekale teele suunamine. Loomulikult on meie huvi see, et inimene saaks vanglas olles raha teenida. Inimesele meie pakume vanglas olles ka erinevaid viise tööhõive näol, aga kui inimene otsustab hakata oma pere ülal pidama ja raha teenima oma ettevõtlusega või äriühinguga, siis see on selle inimese enda valik ja võimalus. Ehk siis vang võib luua firma vangis olles? Kui tal ei ole mingit ettevõtluskeeldu kohaldatud, siis see on võimalik.
Muidugi võimalused on piiratud, see, kuidas ta seda äritegevust teha saab, seal on ka kindlasti see, et võivad olla ka keegi kolmas isik, kas volitatud enda poolt mingeid teatud tegevusi, toimingut tegema või on see, et keegi abistab teda, on see siis kas sotsiaalmeediakontode kaudu, erinevate kohtumiste kaudu, sest nagu ma ütlesin, siis võimalused on piiratud, kuidas suhelda välismaailmaga ja samuti internetis tema iseenda äritoimingut teha ei saa, sest et internetti on ka piiratud ligipääs, meil on teatud piiratud leheküljed, millele kinnipeetavad siis arvuti ja tahvli vahendusel ligi saavad. Kuivõrd tihti toimuvad erinevad läbiotsimised, sellepärast et minu poole pöördunud inimesed on ikkagi täiesti veendunud ja on mulle ka tõestanud, et neil vangidel, kellega nemad suhtlevad, on ka ligipääs isiklikule mobiiltelefonile. Läbiotsimisi teostatakse kindla sagedusega, mille detailidesse ma antud hetkel ei lasku, aga läbiotsimisi tehakse, keelatud esemed võetakse kõik ära ja meie teadmisel ei ole vanglas isiklikke mobiiltelefone. Ja kuigi Andrei tegutseb tõesti Viru vanglas, seal ta siis kõiki oma tegemisi juhib ja nende naistega ühendust võtab, siis me sõitsime Sindist Pärnusse ja juba siin on me võimalik kohtuda veel 2 Andrei ohvriga. Üks neist on Alessia, kellega me telefoni teel rääkisime, aga teie olete Natalja, teie olete ka Andrei. Mis ma pean siis ütlema? Ohver? 9 лет, да, мы как были замужем, и до сих пор он покоя не дает. Он сказал, мы когда разошлись, он сказал, покоя не даст, как у меня 3 тоже детей. И вот сейчас он мстит судами, и типа я ему какую-то заложенную информацию, деньги должна. Он мне так в долгах меня оставил. Я его лишила родительских прав, и он все равно не дает покоя. И если где-то я работаю, он может позвонить, как была у Вики проблема, что он звонит, вы такая-такая, типа, зачем вы ее берете работать, но мне надо кредиты отдавать, детей обеспечивать. И как я 2 раз замужем, бывшего мужа, вот этот бывший Андрей, там Мон, он угрожал моему мужу, побили его, 2 мужа Павела, и еще хотели его на деньги посадить. Но потом я ходила в полицию заявление писать, что и пока дело, как не смотрели это. И вот сейчас опять у нас будет 13 февраля суд, и я устала от этого, что постоянно это разные у него жены, я не знаю сколько, наверное, и постоянно мне угрозы, а если я не делаю, как он хочет, я буду суд, и мне подчиняется этот судья. Судья и полиция, тебя никто не слушать не будет. А не будешь так делать, будут тебе типа угрозы мне. Как я разошлась 9 лет, и до сих пор покоя нету. У меня сейчас проблема с сердцем, давление, и я не знаю, как быть, куда достучаться, до кого, не знаю. Я устала, реально. Ja üldse tahtis temast vanemate õigus ära võtta ja lapsed laste kodu panna ju. See ajal, kui mina suhtlesin Andreiga, ta rääkis mulle niimoodi ju. Et ta on siuke haige inimene ja ma võtan temast need vanemate õigus ära ja lapsed parem nagu laste kodus, kui siuke emaga elama. Да, типа я чукнутая, я психушки, но я психушки никогда не была, он постоянно врет. Я даже есть справка, то, что я руки, ноги короткие, это не значит, что меня надо оскорблять, обзывать. Oota, Natalja, teil on siis 3 bioloogilist last on Andreiga, jah? Ja need lapsed on sündinud ajal, kui Andrei oli juba vangis? Да. Он мне сначала сказал, я мало сижу, а потом письмо пришло, что он сидит пожизненно, я не знала об этом. See on nagu võimatu lihtsalt ju. Ja inimene istub ja otsib endale siuksed naised, kes on, ütleme, üksikud, kellel on lapsed ju. Ja ta teeb sellised asjad veel, et davai, mine arvutisse, vaatavad siuke auto ju. Mille jaoks ju? A tahad, ma ostan sulle auto ju? Tahad ju? Davai valime auto ju. Ja pärast tulevad võllad ju. Naine võtab enda nime peale see leasing ju ja kui see naine läheb Andreiga lahku, nagu Viktoria kooli, kõik võlad jääb tema nime peale. Et kuidas see võimalik? Mina olin temaga töösuhtes 4 kuud ja ta tahab minust rohkem kui 400 000 eurit kätte saama. See on täitsa lõpp ju,
ja annab kohtusse ja sa kardad ju, et kohtus võtab need haagid ju. Avaldused, jah? No, läbivaatamise ja mis mina pean advokaati endale otsima ju. Kõik advokaatid väga kallid ju. Omal moel on petetud naised praegu ka üksteisele moraalseks toeks. Kuid näib, et vähemalt Victoriale ei ole õigussüsteem taganud piisavat kaitset. Antud juhul selgelt on näha, et ühel inimesel, ma ei tea, kas ta on kiuslik, on ta psühhopaat, on tal igav ja ta järjest viskab uusi hagisid peale nii Victoriale kui ka tegelikult teistele oma endistele elukaaslastele. Sellel inimesel, kes on siis jäänud sellise laviini alla, tal ei ole mitte midagi muud teha, kui ikkagi järjest ükshaaval neid asju pareerida ja läbi arutada, et kuidagi nii-öelda nende hagide eest ei ole võimalik kohtus mingit lähenemiskeeldu saada. Et ütleme, et hagide osas tõesti nagu lähenemiskeeldu pole võimalik saada, et ikkagi see on, ütleme siis kohtu otsustada, et kas ta selle asja nagu menetlus võtab või mitte, et kui ütleme sellised minimaalsed nõuded on täidetud. Praegu on Victorial kõige pakilisem küsimus järjekordse Andrei nõudega, kus ta peaks mehele tagasi maksma raha, mis kulus nende viimastele ühistele nii-öelda pulmadele. Võib-olla ma küsiks alustuseks, et millel see nõue nagu üldse põhineb, et mis selle hagi aluseks on? Et seda... See, et ta tahab selle abieluraha tahab nagu tagasi saada. Abieluraha, selles mõttes, siis kui ta hakkas abielluma, siis ta kandis selle raha, et siis sa saaks kõik need toimingud tehtud ja nii edasi, jah? Jaa, kõik oli tehtud täpselt nii, nagu tema ütles, et oli ostetud sinna meresuspaasse, oli ostetud pakett, kui puhkasime seal 3 päeva, siis oli kantud abiellumiseks nagu raha ja kõik oli täpselt nii raisatud nagu abielluriiet ostmiseks, nii nagu tema tahtis. Ja nüüd ta tahab mulle mingi kompromisse seal, et mina kas maksan talle kõik summas tagasi või siis mingi kompromiss ikka saati sinna 3 tükki, aga ma ei saa aru, miks mina pean maksma seda tagasi, kui tähendab esimene kohus oli ära, siis 1200 ma pidin talle, kohus otsustas 1200 ma pean talle maksma 6 kuu ulatuses, et iga kuu 200 €. Aga see nagu, ta ei olnud nõus, ta kaebas nagu selle edasi. Et ei tundu ju väga, ütleme siis põhjendatud nõuda tervet summat igal juhul siis nii-öelda siis kulutuste hüvitise nõudena. Ja teise asjana võib-olla, mis silma torkab jah, et neid kompromisse siin võib-olla kasutatakse natukene kuidagi, kas menetluse võib-olla venitamiseks ka ära, et vaatan, et siin on vähemalt, et kohtuistungi ajal sõlmisite kompromissi, aga siis, või ütleme, olid mõlemad pooled nõus, aga pärast istungit siis hageja ütles, et tema enam ei soovi esitas uue kompromissi. Kuidas sellest nõiaringist nagu üks inimene võiks välja saada, kui keegi teda kiusab? Teil on ju istung veel tulemas ja ütleme nii, et kui ikkagi ütleme teine pool on oma kompromisside suhtes selline hästi nagu heitlik, et annab kompromisse, võtab tagasi, et siis ilmselt tal nagu võib-olla seda siirast soovi kompromissi sõlmida pole. Võib-olla ka sellepärast, et eks võib-olla menetluse pidamine ka iseenesest on ju natukene selles mõttes ju vaheldusrikas tegevus, kui ütleme isiku siis sellist hetke viibimiskohta arvestada, aga tuleks, ma arvan, kindlasti ümber hinnata siis selgelt, et selle nõud, et mis nagu vastuväiteid ja mis ütleme siis vastuargumente tõendeid veel oleks võimalik nagu esitada, et ütleme selle info põhjal, mis teie praegu esitate ja siit nagu nähtub, et siis kuidagi, et juba see, et maksta nüüd siis terve kulu kinni, kui inimesed abielluvad, et see tundub juba selline võib-olla päris hea vaieldavuse nagu objekt. Ja siin ongi võib-olla küsimus, et teil on täna ju esindaja olemas seal, et kuidas, et ma saan aru, teie esindaja mul ei ole advokaati, mitte midagi ei ole, et mul ei antud isegi õigusabi. Ma proovisin, et mulle antakse tasuta advokaat, isegi seda mulle ei antud linna poolt, et täiesti nagu üksi olen. Kas on siis võimalik Victoria kuidagi see uus ring läbi teha, et ikkagi seda riiklikku õigusabi saada või? No jaa, ütleme, et jah, et kui ikkagi majanduslik võimalus täna ei võimalda seda, et esindajast maksta, et siis tasuks jah tõesti taotleda ka ise
ütleme siis riigi õigusabi. Selle tegemisel tegelikult abistame meie siin Hugos samamoodi, et aitame seda taotlust teha, et see taotlus on ise üks pikk dokument ka. Ja selle puhul on meil kindlasti võimalik abistada. Okay, aga kas siis annad mingi kontakt, ma annan ise Viktoria sulle siis kontakti. Ma saadan sulle sõnumiga. Jaa, aitäh sulle. Jaa. Üks asi, mis mind selle üdini uskumatu loo puhul häirima jäi või mille üle ma mõtlema jäin, oli see, kui Viktoria ütles mulle, vot sellised me vangide naised oleme. Kas selline termin või sündroom nagu vangide naised on tõepoolest olemas, seda läheme uurime ei kuskilt mujalt kui Tartu Ülikoolist. Et mingit spetsiifilist sündroomi, mis nüüd paneb kedagi kinnipeetamasse armuma või suhtesse kinnipeetavaga, et seda otseselt olemas ei ole. Et miks peaks keegi tahtma hakata suhtesse kinnipeetavaga, võtma ise ühendust ja nii edasi. Seda ei ole väga palju uuritud üleüldiselt, et need uuringud on ka selles suhtes väga pigem juhtumi analüüsid või pigem sellised suhteliselt väikse valimiga. Ja need põhjused või mis on nagu välja toodud, et kas naised ise kuidagi on üksikud ja arvavad, et nad ei vääri paremat meest. Siis on välja toodud seda, et inimestel või nendel naistel, kes siis kinnipeetavatega ütleme siis suhtesse astuvad või suhtluse eesmärgil ühendust võtavad, võib olla depressioon, erinevad psüühikahäired, et mingisugust väga ühest seletust sellele ei ole, aga suure tõenäosusega ta sinna suunda võiks minna, et inimestel on kas enesekindluses või enesehinnangus teinekord selliseid, et see ei ole väga kõrge, mistõttu nad võib-olla arvavad, et kui mees istub seal vanglas, et siis võib-olla ta nagu ei jookse minema või on nagu kindlam, et võib-olla nad on varem saanud suhetes haavata ja nii edasi. Ja kindlasti see, mida uuringud ka näitavad, et mis siin rolli mängib, on selle inimese, kes vanglas istub isiksus või isiksuse jooned. Et seda on toodud välja, et nendes suhetes on seda, et kinnipeetava või siis selle meespoole isiksuse jooned sageli võivad olla sellised, mida me nimetame tumedaks triaadiks, ehk et piirialane psühhopaatia, piirialane nartsissism ja selline machiavellianism, ehk et nad on sellised egotsentrilised ja pinnapealsed sarmantsed, kasutavad inimesi ära väga lihtsalt ja ei tunne väga palju süüd selle pärast ja võivad elada sellist parasiitlikku elu. No selle naisterahva puhul, kes minuga ühendust võttis, temal oli niimoodi, et ta ühe korra juba selle kinnipeetavaga abiellus, siis ta kogu perega nad said petta, siis ta lahutas ja mõni aasta hiljem see mees hakkas uuesti temaga suhtlema, siis nad abiellusid uuesti. No sellisel juhul tekib mul ka küsimus, et kuidagi on kuskil seadustes mingisugune lünk, et see inimene, kes on nagu väljas, kes on ilmselt ka sotsiaalselt küllaltki keerulises olukorras, teda ei aita nagu keegi. No ilmselt siin me võime mõelda selle peale, et mis see üksikisiku vastutus on ju. Et kuidas inimene korraldab oma elu, lõpuks ta teeb need otsused nagu ise, lähisuhete kontekstis seda lihtsalt nii on. Küll aga ma olen nõus sellega, et kui siin mingisugune ühte või teistpidi väärkohtlemine on nagu toimunud, et kui seda on kommunikeeritud, et on toimunud, kui keegi seda nagu teab, õiguskaitseorganid on sellega kursis, et siis ju selles mõttes peaks menetlema ja nagu mõtlema, et mis sellest saab. Küsimus on, et kes seda siis tegema peab või kelle kohustus see on. Ja see tegelikult on ju täitsa sage, et ka väljaspool vanglamüüre, et on inimesed, kes selliste psühhopaatlike joontega, kes väga pinnapealse sarmantsuse ja sellise libekeelsuse ja kuidas seda kõike siis nüüd kirjeldada, suudavadki lihtsalt teisi ära kasutada väga palju paremini kui mõned teised. Ja see on see, mida
vastuvõtja aju teeb, et see manipulatsioon on nii hea lihtsalt, et teise inimese aju nagu võtab sellest kinni. Mis te arvate, kas Viktoria on nüüd vähemalt õppinud? No mina arvan küll. Ta juba teistmoodi jutt, ja juba ise hakkab aru saa. No praegusel hetkel see on siis nagu 10 aastat röövinud su elust. Mis kõige suurem hirm on sul praegu? Ongi see, et ta saab siis avavanglasse? Ja, et ta saab avavanglasse, et ta saab välja. Me ei tea, ta siin ütles, et esimene, keda tuleb otsima, olen mina lihtsalt. Ma kardan laste pärast, ma ei tea, mis sellel inimesele pähe. See on haige inimene, see minu meelest see inimene ei tohiks üldse välja saada, sellepärast, et ta käitub jubedalt, ma ei tea. Ja just kasutab ära just neid naisi, kellel on kes on haavatud, leiab kõik nõrgad kohad üles, alguses on suur sõber ja pärast kasutab kõik sinu vastu ära. Absoluutselt iga informatsiooni.